Tere tulemast tagasi Hea Toomika podcasti kuulajad. Meie oleme Michelle ja Annika ning oleme täna tagasi uue episoodiga. Suurim kingitus, mida sa endale teha saad, on uurida välja, mis on elus kõige tähtsam. Kui oled piisavalt läbi ekselnud kõik selle, mida arvasid oluline olevat, lasknud ennast läbikukkumiste valusate vasktorude, kogenud piisavalt küllust ja naudinguid, avastad, et alles on jäänud ikka seesama nälg. Midagi on ikka puudu. Tung ülima ilu, ülima headuse, ülima kõike täitva armastuse järgi. Nälg, mida ei suuda kustutada ei kõige valusam läbikukkumine ega kõige rikkam rikkus, mida suudad ette kujutada. Sinus küpseb otsus saada päriselt targaks. Aga kuidas siis hakata ennast armastama nii kõige olmelisemal kui nii ebatavalisel tasandil, mille peale sa kunagi ei tuleks? Seda kõike avab Annika sel suvel toimuvates meistriklassides. Esimene toimub juba sel pühapäeval, 18. mail, ning võimalus on osta kas kogu meistriklasside komplekt korraga, millega tuleb tasuta kaasa ka Sedona baasvideokursus või siis osaleda meistriklassidel teemapõhiselt üksikute päevade kaupa. Saalikohad on kahjuks juba välja müüdud, kuid kõikidel soovijatel on võimalik osaleda online'is. Meistriklassid on erilised sellepärast, et on võimalik osaleda ka kõikidel neil, kes ei ole eelnevalt Sedona baaskursust läbinud, mida me küll alati palavalt soovitame. Ja selleks on endiselt võimalus soetada kodulehelt videokursus, et saada seda omale sobival ajal omas tempos läbida. Lisaks on endiselt kõigile meililistiga liitujatele tulemas igal esmaspäeval tasuta jooga nidra tund. Aga nüüd tänase episoodi juurde. Ilusat kuulamist. Ma meeldin endale. Mis reaktsioon sul tekib, kui sa seda enda kohta ütleksid? Mis tunne sul on? Mida su mõtted hakkavad rääkima selle lause peale? Kas et loomulikult ma meeldin endale, kuidas siis teisiti üldse oleks võimalik? Või vastupidi, ma ei ole absoluutselt endaga rahul. Või ma koguni vihkan ennast. Võib-olla sa osanud niimoodi küsidagi. Kui sa vaatad, kui rahul sa oma eluga oled, siis see on üheselt määratud sellega, mil määral sa teed õiget asja. Kas su elu on räige, enesekeskne, teistest ülesõitev egoism või sügav, hooliv, toitev inimlikkus? Või kasutad sa midagi nende vahepealset? Sa teed õiget asja. See määrab omakorda üheselt, millisel määral sa ennast armastad. Me kipume arvama, et meil on erinevad väärtused ja meid teevad õnnelikuks erinevad asjad. Tegelikkuses ei vasta see tõele. Tegelikult me tahame kõik täpselt ühte ja sama asja. Tegelikult meid teeb õnnelikuks ainult see üks ja ainus asi. Sügavamal tasandil meil tegelikult pole väärtuste konflikti mitte kellegagi. Ja me tahame midagi ülimalt lihtsat. Me tegelikult tahame üles leida iseennast. Paraku sellesse iseenda sügavusse püsima jääda pole lollina võimalik. See tarkuse tee käib läbi armastuse äratamise. Joogateaduses öeldakse, et lollidele Lakshmit ei anta. Lakshmi selles kultuuris on üldnimetus kõigele, mis teeb elu elamisväärseks, kogu küllusele, rikkusele, naudingutele. Seal öeldakse, et Sarasvati ehk tarkuse jumalanna käib Lakshmi ees. Esimene suurim armastuse tegu, et hakata ennast ja oma elu päriselt armastama, on kasutada mida iganes, et ennast tuimuse hullusest üles äratada. Tuimuse aste, milles inimesed elavad, on tohutu. Tuimus tuleb tuimestamistest. Ja tuimestamist on sul vaja kasutada ainult siis, kui on vaja põgeneda. Põgeneda elu kannatuse poole eest. Krishnamurti on öelnud, et kui see elu, mida sa elad, ei meeldi sulle, siis muuda seda. Muuda kohe. Sest elu on kaugelt liiga väärtuslik, et seda kannatustele ära raisata.
kogetud raskused ja elu keerukus aga küpsetab su varem või hiljem piisavalt alandlikuks, et pöörduda puhta õpetusliini poole, kus on täpselt kirjeldatud tee vabadusse. Tee vabadusse on tee tagasi sellise täitumuse, sellise kõikehõlmava armastuse seisundisse, mille kohta Lester on kirjutanud. See on nii palju parem kõigest sellest, mida ma kunagi kogenud olin, et selle kirjeldamiseks puuduvad sõnad. Jah, see armastus on päriselt olemas, mida me otsime. Ta on tasuta, aga ta pole odav. It's free, but it's not cheap. Sa pead maksma. Sa pead maksma oma pühendumisega. You must pay. Pay attention. Et jõuda sellisele teaduse tasandile, kus lõplikult lõpeb see piinav, ma ei ole piisav ja midagi on ikka puudu. Sellisele tasandile, mis annab võimekuse püsivalt jääda ebamaise armastuse seisundisse, see ongi inimese elu mõte. Armastust ei saa hankida. Armastuse saab avada. Armastus on teaduse tasand, mis annab sulle kogemusena järjest püsivamalt kättesaadavaks või saab sulle järjest püsivamalt kättesaadavaks proportsionaalselt sellega, kuidas sa võtad vabastada ennast blokeeringutest, mis ei võimanda sul ennast kogeda. Just nimelt ennast, sest sa ise kogemusena oled armastus. Selle kogemuseni viib väga ühene tee. Ja me alustame kohe hästi praktiliselt. Kõige esimene see asjana sellel teel tuleb avada süda. Ükskõik, kus või mis seisus sa oma eluga oled. Ja teha seda päriselt, täpselt ja nii põhjalikult, et armastusest saab sinu uus vaikimisi seisund. Südame avamisest räägitakse palju, aga tegelikult ma olen näinud ülivähe inimesi, kes on selle päriselt ära teinud. Ja just sellele on pühendatud Oomikava suvine meistriklasside seeria. Sõltumata alateemast, sisult on see kõik armastuse avamise kogemus. Et saada piisavalt targaks, et armastusest saaks sinu uus vaikimisi seisund. Minu enda elus juhtus see 30-sena. Mingil õnnelikul juhusel jooksid kokku kõik selleks vajalikud tingimused. Esiteks olin ma saanud oma noore elu esimesed väga valusad tagasilöögid. Nii valusad, et usaldus nii elu kui enda võimekuse vastu oli natuke kõikuma löönud. Ehk mul ei olnud sellel hetkel midagi kaotada. Teiseks sain ma teada sügava kriiajooga tehnoloogia, kuidas seda päriselt teha. Kolmandaks süttis minus kirg, jõud ja põnevus, sest mul oli nii meeletu igatsus armastuse järgi. Ja ma sain julma selgusega aru, et ilma armastuse tundeta pole mitte millelgi muul, mitte mingisugust mõtet. Neljandaks oli mul 3 kuud vaba aega seda teha suvel. Ja 5. olin ma piisavalt pöörane, et valida koht, mis annab puht füüsiliselt täiesti teise vaatenurga elule. Ma kolisin kõrgele puu otsa. Mul ehitati platvorm. Ise sidusin tugevast kilest katuse ja otsustasin, et ma enne tuppa ei koli, kui ma elukeele sõbraks olen saanud. Ma magasin seal, sõin seal, alla ronisin ainult 2 korda päevas, et minimaalselt mingid vajalikke kodutoimetusi teha, lastele süüa anda. Ja kõige suurem ehmatus, mis mind kohe alguses tabas, oli taipamine kogemusena, kui kerge ja kui lihtne see on ja kui kiire. Ehk milline jõud on täpsel teadmisel, kui seda sama täpselt ja keskendunult teha. Hetkest hetkesse, tunnist tundi, päevast päeva ma muutusin üha õnnelikumaks ja õnnelikumaks. Südame puhastudes, mis on südame avamise üks kõige olulisemaid asju üldse, hakkavad avanema sügavad olemuslikud ekstaasi seisundid, nii et sa sõna otseses mõttes joobud armastusest. Ta hakkab sinus justkui voolama nagu purskkaev ja selleks ei ole vaja üldse kedagi, et keegi sinust sarmuks. On vaja ainult sind ennast, täpset teadmist ja kirge. Sisemist tuld, mis võimaldab pühenduda. Kire tulejõud ehk võimekus kõrvale kaldumatult pühenduda sellele, mis sinu jaoks on tõeliselt oluline. See on prep
enesearmastuses. Ehk võimekus, mis tuleb endas kõigepealt avada. Üks suuremaid vääriti mõistmisi enesearengus on lause. Sa saad kõik, millest loobud. Reaalsus on täpselt vastupidine. Sa saad kõik, mille valid. Sa valid läbi oma teadlikkuse fookuse. Ehk kui su elus ei ole armastuse tunnet, siis ainult sellepärast, et sa oled sellest loobunud. Sa jõustad oma tähelepanuga kõike muud, ehk annad armastusele teada, et ta pole oluline. Ainus, et saada seda, mida sa tahad. Ainus, millest sa pead läbi häkkima, millest loobuma, on iha tasand. Iha on lapsik kirjeldus elust. Et selleks, et ennast hästi tunda, sa pead midagi või kedagi saama. Et maailm sinu ümber peab käituma sinu tujudele vastavalt. Seal tasandil on kinni enamus, kes enesearenguga tegelevad. Just see iha mõistmine on juurpõhjus, miks sul ei õnnestu luua ja elada seda elu, mis iga päevaga järjest põnevamaks ja ägedamaks muutub. Iha ja kirg on kaks erinevat sõna ja neil on väga-väga erinev sisu. Iha, desire, kirg, passion, passioon. Iha on soov, et miski mu õnnelikuks teeks. Kirg on sisemine tuli, mis süttib, kui ma otsustan endas avada mingi omaduse või oskuse, saada milleski väga heaks või saada hoopis kellekski teiseks iseloomu mõttes. Kirg on kütus, mille abil sõidetakse järgmisele teaduse tasandile. Kõige õnnelikumad inimesed elavad kiretules. See on selline tuli, mis lõõmab perioodidel, kui teed suuri üleminekuid ja muutub tasaseks vaikse süvenemise selliseks soojaks tuleks, kui sa stabiliseerid ennast uues kvaliteedis ja uurid selle nüansse. Kirg on soe, toitev, igavene tuli, kustumatu nälg elu ilu ja sügavusi detailselt tundma õppida. Ja see on selline jõud, mille seljas sa sõidad kuni lõpuni välja, kuniks sa oled jõudnud päriselt koju, blissi, ehk lahustanud kogu oma egoismi. Seda nimetatakse pärale jõudmiseks, valgustumiseks, ehk see on tasand, kus enesearmastus on realiseerunud, kus sa oled mõistnud, et mina olen armastus. Aga tagasi südame juurde. Mida see muudab, kui sa otsustad endas armastus avada? Ei selgu kõige lihtsamal, energeetilisel, anahata tasandil. Kergem on küsida, mida see ei muuda. Muutub kõik, absoluutselt kõik. Sa avad endas allika, mis on nagu perpetuum mobile. Mida rohkem sa kasutad, seda rohkem jõudu peale tuleb. Kuna su baasseisund muutub selliseks soojaks, stabiilseks, nauditavaks, kaob ära igasugune huvi allaleti emotsioonidega mängida. Ehk see toonameetodi puhastus muutub eluviisiks, mitte üksikuteks hetkedeks päeva jooksul, nagu see alguses kipub olema. Teiseks sa muutud ülitähelepanelikuks, sest jõudu tuleb juurde. Sa taipad ja tabad kohe ära, kui mingi autopiloodi käivitatud emotsioon pead tõstab ja vabastad samal hetkel, kui sa teda tähele paned. Ehk sa ei lase ennast emotsioonidel ära süüa. It takes less than a second, ütleb Lester. Sa saad realiseerida seda meetodi välkmeetodina, loomuliku eluviisina sinu emotsioonide vahel. Emotsioonid alluvad sulle. Südame avanedes su üleüldine teaduse pinksus vabaneb, teadus avardub. Sa muutud kordades kiiremaks, kordades täpsemaks. Kaasnähtusena lõdvestuvad lihased, keha saab jälle kord normaalselt toimima hakata. Energiatase kasvab kordades. Ellu tuleb selline suur lõdvestus, lõõgastus, suur selgus. Sellega kaasneb enesearmastus keha mõttes, ilma et sa otse midagi peaksid kehaga tegema. Sa lased kehal elada, kui sa avad armastuse energeetiliselt. Ja keha hakkab noorenema. Sa hakkad reaalajas tabama, mida ja millal on mõistlik teha ja mida mitte. Laviinide kaupa igasuguseid mõttetust ja pudi-padi elust langeb lihtsalt ära. Eks sa lõpetad oma elu aja raiskamise. Endas armastuse avamisega hakkad sa järjest sügavamalt seda aega hindama, mis sulle elus on antud. Mõne aja pärast sa vaatad inimesi
ja ei saa nagu enam üldse aru, kuidas nad saavad niimoodi elada, nagu nad elavad. Miks nad seda teevad, miks nad ei muuda? Kuidas sõna otseses mõttes tegeletakse lauslöllusega, süüdistamise, hädaldamise, virisemise, tagarääkimise, you name it. Kui kohutavat hinda sa ise enne maksid teadmatuse eest. Taipad sa nüüd neid vaadates. Ja selle kannatuse ulatuse nägemisega ei teki mitte uhkus, et kui palju ma nüüd teistest parem olen ja targem ja üle olen. Ei tekib sügav kaastunne, mis omakorda avab veelgi sinu südame sügavust armastada. Veel sügavamale tasandile. Kardinaalselt muutub suhtumine rahasse. Kui raha oli enne turvatunde allikas ja samas kõige selle allikas, mis sind ärevaks tegi, sest raha ei ole ju kunagi piisavalt, siis kui sinus on avanenud armastusega koos püsiv turvatunne, muutub suhe rahaga hästi lihtsaks, hästi loomulikuks, kaob ära ahnus. Avatud südamega on selline sisemise headuse ülevoolu seisund, milles sa elad. See on selline seisund, kus ahnuse mõiste ei oma enam sisu. Saab võimalikuks aru saada kõrgema finantsvabaduse paradigmast, millest Lester räägib. Ja kui sul on kirg raha teha, siis avanevad selleks omakorda teise taseme võimalused. See on aga selline teema, mis tõenäoliselt väga paljusid huvitab. Natuke laiem teema, millest me teeme oma ette podcasti. Kui su süda on avatud, siis sa saad väga suure vabadusastme, väga suure sisemise jõu, et aru saada, kuidas tegelikult pingutuseta loomine, Lesteri siis effortless creation töötab. Ehk sul tekib võimekus luua oma heaolu oas, justkui luua oma isiklik kuningriik kõigest, mis sind ümbritseb. Oma äri, imeline perekond, toitvad ja toetavad peresuhted, täita oma unistused, kui sul neid on või kui nad oled maha matnud näiteks. Sul avaneb võimalus ja võimekus täiega elada, ka kõige olmelisemas, argisemas mõttes. Seda võib nimetada enda armastama hakkamiseks, olmelisel tasandil. Kui sa oled saanud kätte selle tehnika, avanud endas kire ja armastuse jõud on sinus ärganud, siis siit edasi kogu point on selles, kuidas muuta see püsivaks, uueks vaikimisi seisundiks. Ja sealt edasi sa õpid ennast joondama järjest kõrgemate teaduse tasandite printsiipidele. Nii kaob sinu elust sund ja vägivald. Ja võt just, kuidas see püsivaks muuta, kõigepealt kuidas sa avada ja siis kuidas see püsivaks muuta, nii et see ei jääks üheks selliseks enesabitehnoloogiaks teiste seas, kus sa tunned kergendust ainult sellel hetkel, kus sa sellega tegeled. Vaid vastupidi, kogu su teaduse seisund muutub ja läbi selle kogu su elu kvaliteet. Ja sellele on pühendatud kogu minu töö, mida ma inimestega teen. Ja selles mõttes need suvekursuse päevad on väga eriline formaat, kus ma olen inimestega koos 5 tundi järjest. See on väga eriline formaat. Seal alati juhtub midagi väga erilist. Inimesed tihti ütlevad, et nad tulevad ühe ja lahkuvad teise isiksusena ja rohkem ega vähem. Anahatat ehk südamekeskust, energeetilist südant siis on tegelikult väga kerge avada, sest süda on nii tundlik, et sa otse kohe reageerib, kui sa kasutad täpset tehnoloogiat. See on nii uskumatult lihtne, aga samas tundub nii uskumatu, et lõviosa inimestest peab enne pööraselt kannatama, kui soostuvad oma õnne otsimise eksirännakud lõpetada ja süveneda kohta, mis neile lõpuks hakkab seda kogemust avama, mida nad nii väga igatsenud on. Ehk kõige suurem kingitus üldse, mida sa endale teha saad, nagu Michelle alguses ütles, on otsus teha endale selgeks, mis on elus kõige tähtsam. Hakata armastama täpsust. Üks vale kirjeldus elust, üks vale teadmine ja sinu elust saab põrgu maa peal. Samas üks kriitiliselt õige teadmine võib-olla aastaid kestnud kriisis ja sulle avaneb täiesti teine pilt elust. See on ka ilmutus, revelation. Täpsed teadmised on koodimurdjad, dekooderid, mis sõna otseses mõttes võimaldavad sul igast elupõrgust välja ronida, tihti välja hüpata.
Iga täpse teadmisega avaneb sul elu sügavam mõistmine. Iga sügavama elu mõistmisega avaned sa elule, avaned armastusele. Milline võiks su elu olla, kui kõik valed teadmised, mida sa praegu elamiseks kasutad, oskamata isegi natuke aimata nende ulatust ja laastavat mõju oma elule? Milline võiks su elu olla, kui sa elaksid ainult õigete teadmiste kaudu? Siis sa ristuksid peateega. Elu kitsast valumängust saaks järjest avarduva elu ilumäng. Valede teadmiste kaudu elades on elu täitunud prügiga. Tegelikult sa ei pea elama sellel prügimäel, vaatama elu nagu läbi prügikoti. Ehk kõige suurem armastus enda vastu on teha otsus, õppida, kuidas teha oma elu päriselt õigeks. Õige ja vale selles kontekstis ei ole midagi meelevaldset või kokkulepitut, vaid vale on kõik see, mis võtab sult jõu ära, mis paneb sind kannatama, teeb su nõrgaks, vaeseks, kokku tõmbunud õnnetuse hunnikuks. Ja õige on vastupidine. Kõik, mis avardab, paneb su elu särama ja paneb särama sind oma elu sees. Praktiline enesearmastus algab praktilisest otsusest, keerata oma elu õigetele alustele. Kui sa saad teada ja oled läbi kannatuste kadalipu piisavalt alandlikuks muutunud, siis sa suudad mõista ja omaks võtta, et on olemas puhta liini õpetused. See tähendab maailma kirjeldus inimestelt, kes on jõudnud egoismi taha, sellesse kogemusse, mida sa nii väga igatsed kõikide oma igatsuste taga. Ja siis avaneb võimalus minna otse, kannatuste hulka elus järsult vähendades, kuniks nad kaovad üldse ära. Ja kogu hommiku podcast ma ei väsi seda rõhutamast, on ühe sellise peatee ehk puhta õpetuse, Sedona meetodi rajaja Lester Levensoni kirjeldus, kuidas jõuda kannatustest kõige kiiremat võimalikku teed pidi teise äärmusesse, blissi, absoluutsesse armastusse. Puhta liini õpetuste alustalus on omaks võtta fakt, et kõige ilusamat ja vägevamat osa endast sa veel üldse ei tunne. Sa koged ennast muutuva mänguna, kehana, mis vananeb, pidevalt muutuvate mõtete ja kujutluspiltide ja ärevate emotsioonidena. Ja seda pidevas muutuses olevat sinu osa nimetatakse egoks. Sellel tasandil koged sa ennast üksi, keset suurt arusaamatut hirmutavat maailma ja sa püüad enda ümber võimalikult palju rikkust luua, et tunda ennast turvaliselt ja kaitstult. Ja sa kogu aeg otsid armastust. Ehk kogu su elu sisu on sisult ellujäämisele orienteeritud. Sellel tasandil armastuse otsingud ei lõpegi. Kui sa võtad praktiliselt omaks, et lisaks egole, isiksusele, on sul ka olemuslik, sügav tasand. See päris mina. Siis sa saad ette täiesti teise pildi kogu elust ja kõik läheb väga selgeks, väga lihtsaks ja absoluutselt muudetavaks ja juhitavaks. Praegu on su elu nii raske ja kõik on justkui pea peal ainult sellepärast, et su jõupunkt on vales kohas. Sa toetud kõige pinnapealsemale tasandile. Sa oled nagu jonnipunn, kelle raskuspunkt on peas, ehk ükskõik mida ta ka ei teeks, varem või hiljem keerab elu ikka kõik pekki ehk pea peale. Tekib lootusetus, frustratsioon ja enesearengu labürindid. Kõige sügavam armastuse tegus sellest vaatenurgast, mida sa endale korraldada saad, on otsus hakata kasutama äärmuslikku täpsust. Võtta see 5-dimensionaalne reaalsus omaks ja tuua ankur, millele sa toetud õigesse kohta, ehk sügavusse, iseendasse. Ja kui sa seda esialgu kohe hooga teha ei oska või suuda, siis armastuse avamine energeetiliselt südame kaudu on parim, justkui selline vaheaste või prep-aste, millest kõik aru saavad ja mis on kõigile eranditult tehtav. Sealt edasi saab sulle, sa saad nii palju jõudu ja arukust juurde, et mingil hetkel sul on võimalik päriselt omaks võtta kogemusena see, et mina olen ego taga olev olemasolu tunne, kellest sünnib teadvus, tarkuse ja kõikide potentsiaalide ruum, kus sünnib kogu vormide mäng, mis omakorda annab ruumi sellele mängule. Ja need olemuslikud tasandid, mina ja teadvus, seal justkui pole millelegi toetuda. Mõistusega on sellest väga raske aru saada, kuid sellest sügavusest on võimalik rajada endale kalju. See tõde hakkab avanema kogemusena.
Selleks on mõistlik alguses saada juhendeid, kuniks kindlus, mis sügavusest avaneb, muutub uueks vaikimisi seisundiks. Avatud armastus on imeline lisajõud selleks. Ja see teebki kiirtee alguse just nii vaevaliseks enamusele. Kõige ilusamat, puhtamat ja kiiremat võimalust oma südame kõige sügavamat igatsust täita lihtsalt ei leita üles või sellest ei saada aru või saadakse valesti aru. Absoluutne vabadus on absoluutne armastus, mida me kõik otsime ja see tegelikult on mängu taga. See, mida sa tegelikult otsid. Et tegelikult on olemas see lõplik koju jõudmine. Lester Levinson ütleb, et on olemas midagi kaugelt ilusamat, kui on loodus. See on looduse allikas. See on kõrgeim ilu. Sinu enda mina. See on singulaarne sama essents, mis on kõikide väikeste asjade sügavuses. Ehk armastus on kõige all. Ja lõpu ma palun Michelel lugeda ühe tillukese lõigu Lesteri otsese õpilase Hild Voskini kirjeldusest, kuidas inimene ennast kogeb, kui ta on natukene südant juba avanud. Et kuidas võiks välja näha tema hommik. See lõik siis Hild Voskini tekstist. Tunnet nagu süda oleks soe ja avatud. Selgroog mõnusalt surisev ning keha hõljuks justkui õhus. Kui vaatad ringi, tunduvad värvid eredamad ja helid selgemad, justkui kogeksid ümbritsvat maailma tõeliselt esimest korda. Su meel on sügavalt vaikne, kuid samas ilmuvad teadvusesse mitmed uued ja imelised võimalused, kuidas oma elu parandada ja elada õnnelikumalt. Tunned end lõdvestatult ja rahulikult, teades, et kõik on hästi ja kõik kulgeb täpselt nii, nagu peab. Su silmad on veidi märjad, sest on raske uskuda, et nii lihtsad harjutused võivad tuua nii sügava ja kohese muutuse sinu enesetundes. Tunned elevust tuleviku ees, teades, et suudad toime tulla kõigega, mis elu sulle ette toob. Uue sisemise jõu, kerguse ja enesekindlusega, hoolimata sellest, milliseid kurve elu su teele saadab. Aga kõige parem on see, et tead, et see on alles algus.